hästi sobivaid maju, siis nagu te kuulsite, et teistel seda võimalust kehtiva miljööala planeeringu järgi ei ole. Niisiis naabermajade omanikel ei ole võimalik oma õunnakuvaadet rahaks teha. Kui sa küsid, et kas praegu tuleb, kui keegi tuleb praegu, ütleks, et ma tahan ehitada hoopis tavapärast erinevat asja sinna. Ma arvan, et praegu tulebki ühe alla. Kui keegi ehitab teie kodu lähedal uut maja, siis tasub alati seada sammud kohalikku omavalitsusse ja nõuda selgitust, kas kõik on ikka viisipärane. Aga mis on selle loo põhiline moraal? Vägipaika vedamine naabritega, kelle huve kahjustatakse, on arendaja poolt veidi kummaline. Eriti arvestades seda, et sinna tulevad elama uued elanikud ei ole selles tülis kuidagimoodi süüdi. Seetõttu peaks arendaja ikkagi hea naaberlikud suhted taastama, enne kui kallid kordi müüki paneb. Nüüd aga läheme Taani-Saksa piiri äärde, mis on näide sellest, milliseks võib kujuneda ka meie Valga või paari aasta pärast. 110 liitrit õlut, mis siis ikkagi otsa. Aasta alguses teatas minister Jevgeni Ossinovski, et ta kavatseb Läti odava alkoholi probleemi lihtsalt lahendada. Nimelt on tal plaanis Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal kaotada kogu kaubandus Euroopa Liidus. Uurija pakkis kohvrid ja otsustas minna Euroopa südamesse uurima, kuidas toimub piirikaubandus Taani ja Saksa piiri ääres. Mida arvavad sealsed šokkavad inimesed minister Ossinovski ettepanekust? Aga ikkagi, mida arvab 100 kilomeetri kauguselt Taanist Saksa piiri sõitnud Jens? Ossinovski plaanist kaotada kogu Euroopa Liidu sisene piirikaubandus. It's crazy. In Denmark, you have 25% VAT until 2017 or 20. So it will always be three of us. Piirikaubandus Taani ja Saksa vahel on käinud juba aastakümneid ja just seetõttu on siia Flensburgi linna ümbrusesse tekkinud lausa kaubanduskeskuste. Flensburg on 100 000 elanikuga piiriäärne linnake nagu meie Valga. You get all the commercials from the phone shops we get in our game back home, and they have distributed it all the time, so we can make price matches every week. The taxation on spirits and others are so high in Denmark that it is worthwhile going here. When you come from 100 kilometers driving here, you spend money on petrol and things like that. Is it worth coming here? When you live next to a border, you will always see if petrol is cheaper this week or the other week. Nagu te kuulsite, siis tegelikult ei ole see ainult Eesti asi eestlaste jaoks, et minna odavat alkoholi tooma Valka, vaid täpselt samamoodi käituvad taanlased, kes tulevad siis Saksa piiri ääre. Uurija käis Valga piirikaubandust vaatamas täpselt aasta tagasi, kui alkoholi hoogu sisse saamas. Suured alkopoed kerkivad nüüd valguskiirusel nii Valka kui Iklasse ja seesama tulevik, mida siin näete, ootab ilmaid. Jah, Nordeni liitel on suur põdemine 16 eurot. Siin on võimalik osta viina pakiga. Sellise paki 3 liitrise saab 26 euroga ja liitri hind on 8,90. Nii et me hakkame siin liitriste mudelitega mässama. Valitsus teeb teatud maksupoliitilised muudatused. Ka meie valitsus plaanib Eestis kehtestada suhkrumaksu. Taanis on suhkrumaks käibel juba ammu. Siinkohal ma tahaksin tervitada meie uut valitsust, eriti minister Jevgeni Ossinovskit, kes